Eesti meistrivõistlused käesolevas spordis 2018 Open parem käsi. Kahjuks siis seekord ka Aldo ja Koit suured mehed siin kaasa ei saanud lüüa ega Fredki. Teatud põhjustel ei saanud keegi vigastada, ärge sellega muretsege nendest suurtest meestest. Kuid jah, teatud põhjustel ei saanud, mis oleks võinud selle väga põnevaks selles Open kategooria. Aga ta niikuinii tuleb mõneb, uskuge mind, vaadake nüüd Erki ja Vova. Vova, pumm, tõmbab ära. Volodimir on väga siukene tubli sellise, kus öeldagi, võistlusel, kus on vastupidavust, nii et juba käed on kindlasti haiged, siis on hästi palju matši juba olnud. Oi, kas Ergo nüüd sai pinni Sergei Andronovi vastu. Juuksekarv võib-olla mahtu seal vahele, aga teine kord see ilusti pinni ära, et see oli nii napikas praegu, et hoidis ära selle pinni, et kohtunik arvates. Nii, vasakul pool siis Kalev, paremal pool Andrii, favoriitidest siis. Ja tuli slip, jah, et peaaegu siis kaotus Andriile. Kohtunik otsustas strapside kasuks. Nii, kas strapsidega nüüd saab Kalev võib-olla siit tugeva Andrii vastu võidu, kes näis? Oho, pool triits, pool huuk ja pumm. Ja Andrii võttis ikkagi võidu ära strapsidega. Ja vaatame nüüd järgmist paari, kus on Volodimir ja Sergei. Sergei ei ole veel rohtu leidnud Vova vastu, et vaatame, kas nüüd see surumine äkki saab mingisuguse valemiga siis Vovast jagu. Ei saa. Aga ikkagi jah, käsi vist valutab Voval veits, et eks see pikk võistlus on juba selja taga ka. Nii Ergo vasakul, paremal pool siis Mattias Armo Laager. Oi, kas siit tuleb üllatus ja Mattias võtab võidu ära või? Kõigepealt tuli küünalõkke viga hetkel, et tundus küll, et Mattias siit võtab, et sai juba Ergo Randme endale. Väga huvitav, et ja jällegi sai Ergo Randme endale, tuleb rahulikult. Kas nüüd straps või jah, straps, kuna Ergol küll oli Randme nagu alistatud, aga suht üleval see juhtus, see slip, et kui oleks allpool, siis oleks võib-olla isegi kaotust tulnud Ergole seal, et nii, ja nüüd strapsidega. Ergo hoiab, Mattias võitleb. Üks põnevad matše siis siin Open kategoorias hetkel. Ja Piitsa tõmbas Ergo ikkagi lõpuks lahti, sai selle raske võidu kätte. Mõlemad mehed on juba suht läbi, nagu närutades siin näha. Siin antakse viimast ka. Nii, vasakul Vova, paremal siis Andrii. Mõlemad on siis favoriid siin grupis koos Kaleviga. Vaatame nüüd slip. See oli nii täiulik slip, et see oleks nagu raamatust. Nii, käesurumise raamatust või kuskilt. Nii, seome mehed siis kinni. Slip või strapsidega on võib-olla Andrii vest sugevam, kuigi jah, iial ei tea, et strapsid muudavad nii mõndagi. Ja kas siis küünalõki viga libises maha, tõmbas enda poole liiga palju. Ja jah, see oli siis juba jah, nagu selline, kus öeldagi, meeleheitel tõmme enda poole sellega, et käsi ei suht maha. Et võitu vist poleks niimoodi sellise hooga saanud. Ja kas tuli teine küünalõki viga? Kohtunik vist seda ei fikseerinud. Kuigi siit vaadates nagu tundus, et libises Volodimiril uuesti küünalõkk maha. Et ettepoole, seekord siis ettepoole, strapsidega siis hetkel on. Ja tuli ikkagi see teine viga ka ära ja võitsis Andriil. Mängis seal piirimail oli kogu aeg selle küünalõkiga, pole midagi teha. Nii, paremal pool Sergei Andronov, vasakule Erki Eirand. Vaatame, need mehed peaksid olema suht võrdsed nagu vasakul käegagi. No, kumb on vastupidavast rohkem. Oi, väga ilusti hoiavad mõlemad. Sergei pingutab, Erki pingutab, kumbki. Ja ikkagi tuli Sergeilt võit. Kõige ägedama soenguga mees siis võistlusel. Nii, vasakul Kalev, paremal Sergei. Vaatame nüüd neid suuremaid mehi veits. Ja Kalevi Piits tõmmati lahti ja Sergei sai siit võidu. Nii, vasakul Sergei, paremal Mattias Armo Laager. Vaatame, kas siit suudab jällegi üllatuse tuua Mattias, et on väga hästi see võistlus surunud, et
et arvestades seda, et esimest korda laua taga, nii et tundub küll, et selline mingisugune teadmiste põhika all on. Ja võib-olla siis Beats ongi kõige nõrgem külg tal, et Beats tõmmati juba teist korda siis lahti, et võib-olla siin rotatsiooniga koos biitsepsi treeniga oleks võib-olla hea mõte Matisel, et siis saaks sellise mõnusa kaitsepositsiooni sisse endal, kus võib-olla ei kaotaks. Nii Ergo, flash kaotus Andriile, nii Sergei vasakul, paremal Volodimir ja siin tuleb juba meestele, et palju nad vastu peavad siin võistlused, mõlemad on ikka suht läbi, et aga võrdselt läbi. Nii, Volodimir võttis ikkagi võidu ja Sergei ei leidnudki see võistlus kahjuks või õnneks rohtu Vova vastu ja finaalis siis Volodimir Milchenko ja Andrei Rutškevits. Andriil on küll selline nägu ees, et tavaline jalutuskäik pargis, et aga eks näis. Siin võib üllast sulli, oi, siuka löök ja see võis valus olla. Ootan kategooria parema käega meister Andrei Rutškevits. Ja aitäh teile videode vaatamise eest.